tere tulemast uude vlogi. Kuna ma ei arvanud, et ma alustan 29. detsembri justkui uut vlogi, siis ma teen siia alguseks ühe klipi. Mul oli seal paar päeva, kus oli väga siukest rutiinset päeva. Ehk siis esmaspäeval 29. ma tehti filmid mitte midagi. Siis siin on nüüd teile vlog teisipäevast 30. detsembrist, kus siis te näete tegelikult vahetult enne seda, kui ma käisin aasta lõpu sparril, mis oli väga mõnus, aga ma seal koha peal ei filminud midagi. Ning näete siis tegelikult, kuidas ma valmistun Sadu kontserdiks ning kogu see Sadu kontserdi melu. Nii et vaadake edasi. Praegu tahan siis siuksesse suuremasse sparri siin Rennos Pirni saalis, kuhu ma alguses ei plaaninud tulla üldse. Ja mul tegelikult oligi täna loodud tegelikult see, et ma olen terve päev tööl, kui niimoodi. Esiteks mul on mul on midagi tervisega, üks asi. Ma arvan, see on seoses sellega, et ma tegelikult olen üle töötanud räiget lihtsalt. Nagu siin oli enne jõula, ma tegin 12 päeva järjest tööl. Ja ma eile sain aru, et issakene vist hakkab mingi see läbipõlemise piir tekkima. Et siis ma tean, et kõik tahab, ma trenni tohiks teha. Ma olen põikpäine, nagu räiget põikpäine. Praegusel hetkel ma tunnen näiteks, et boks aitab selle vaimse poolega hästi. Et ma tegin hommikul siin kliendi ja nüüd ma lähen siis sparrima. Iseasi, kui palju ma teen, et natuke ikka, aga ütleme nii, et ma arvan, ma mingi 100% peale ei lähe. Enne kui ma sättima ennast hakkan, siis ma teen siin diivanil väikspausi. Ma hommikul mainisin teile ka, et mul muidugi halb olla ja nüüd on halb olla, mis on nagu nii rõve lihtsalt ja ma üritan nüüd natuke hingata ja siis, ma ei tea, võtan igaks juhuks siis mingid selle söötableti näiteks, sest mul on natuke südapaha. Siis juba lähme 7 ajal siis Sadu kontserdile, mis saab olema mega cute ja mega fun. Okei, mu üks outfiti valik. Ma tegelikult seda tahaks rohkem, aga mul lihtsalt taga ei meeldi mul need saapad ja ma ei tea, mis ma siia alla panen. Aga minu visioon tegelikult oli see, et mul oleks põhimõtteliselt paistaks välja ainult need sukad, mis on by the way saadud siis sokisahtlist. Et paneks pintsaku ja vaat ongi nüüd see asi, et ma tahaks, et tal oleks nagu vöökoht ikkagi nagu olemas. Nii et mul on üks vöö, mis tegelikult on mul väga suur nüüd juba. Kas see vöö oleks okei või? Vaata, mul on lihtsalt see fakt, et mul ei ole riideid enam alles ja see näeb päris lahe välja. Aga nagu mis ma selle vööga teen? Kas mul on midagi? Te kahjuks ei saa mul vastata. Teine option, põhimõtteliselt mul on siuke sadelev kleit. Ta on hästi mini, räiget mini. Ma nüüd ei ole kindel, kas see mulle reaalselt meeldib või ei meeldi. Sest et ta on nagu too much, aga samas mulle nagu vist meeldib. Te ei saa mulle vastata kahjuks. Ma arvan, et see läheb. Isabel Riis, ma tunnen hästi nüüdes. Nobody ever shut it down like you. Nagu tugev ja pehme nagu sama ajal. Et nagu hästi siuke mahe, aga samas nagu, ma ei tea, nii ilus, nagu kaunis lihtsalt kuulda. See otsus oli küll nagu, ma ei tea, mis next level nagu. See oli imeline. Aga tuline on nagu nii rõve, nagu issand, kui mõnus, see oli parim freaking otsus nagu üldse see kuku see. Parim otsus üldse. Täna on selle aasta viimane päev. It's gonna be amazing. Eile õhtul oli lihtsalt nii meeletud lahe, nagu nii lahe lihtsalt. Olgugi, et ma olen väsinud täna, nagu mega. Siis ma tean, et tänane päev tuleb ka imeline. Ma teen 2 klienti hommikul.
siis ma lähen teen tüdrukutega kerge sparri. Siis ma lähen veedan aastavahetuse oma MC-ga koos Haapsalus, oma MC ja Kotsaliga. Aasta saab olema veel imelisem kui see aasta. Lihtsalt tahtsin siis näidata, et millist elu ma elan, et üldiselt ma sedasi elangi. Ma teen oma ettevõtmist siis, ilutööd. Väga palju käin, siis ongi just tai-boksi trennides ja kui mingi mõtted ja asjad tulevad, siis ma räägin nendest ja luban nagu neil ennast siis suunata mingis suunas ja siis jagada seda ka teistele. Tulevikus siis ikkagi proovin ka rohkem nii-öelda struktuuri leida, aga tegelikult elu ei olegi struktuurne. Lõppkokkuvõttes ma liigun ikkagi nii nagu minu elu liigub, aga et siis edaspidi siis proovin leida ka mingi struktuuri, et võib-olla rääkida nagu mingis ühes vlogis rohkem spetsiifilisemad näiteks ühel teemal. Selle aasta viimane hommikukohv ja siis juba tööle ja trenni ja so excited. Tühjus. Jumala lahe on töötada trenni siis, kui mitte kedagi teist ei ole. See näitab pühendumist. Ma loodan, et kõigil oli meeletult mõnus 2025. Ma loodan, et kõik, mida te ei taha võtta kaasa uude aastasse, jätate 2025 aastasse. Ja kõik, mida te soovite kaasa võtta, võtate endaga kaasa. Ja imelist uut aastat teile. Kõik halb jätke maha. Kõik, mida te tahate eelmisest aastast, võtke kaasa endaga. Kohe. Saab 2025 läbi. Tere 2026. It's gonna be amazing. Head uut aastat, tere hommikust. Alustan seda aastat siin Haapsalus ema juures. Olen hetkel Tannaga väiksel jalutuskäigul ja kuidas ikka uut aastat alustada, kui mitte joostes, nii et ilm on jälle nii ilus. It's gonna be a good year. Väga elevil, väga mõnus. Mi, so, re, fa, la, ti. Do, a dear, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself.
1. jaanuar on nüüd kohe läbi, kell on tegelikult 10 saamas. Tänane päev oli tegelikult ideaalne kombinatsioon sellest, mis ma tegelikult tahan ka, et mu aasta oleks. Nad soovitavadki ju tegelikult aastavahetuse ja 1. jaanuari veeta nii, nagu sa tahaksid juures ka oma aastat veeta. No selles mõttes, et kõik ei pea nagu sõna-sõnalt võtma, aga põhimõtteliselt. Ja tänane päev oli ideaalne kombinatsioon treenimisest, puhkamisest, enesest hoolitsemisest, tegutsemisest ja nii edasi. Et väga-väga siuke mõnus päev, aga ma olen väsinud, sest et ikkagi kell 1, ma hakkasin kell 1 magama, ma ärkasin mingi kell 9 äkki, ehk siis tegelikult ma olen varasemalt ka juba natukene unepuudust olnud, sest et ma olen väga tegus inimene. Nüüd on 2. jaanuar reede, ma enamuse päevast töötan, siis ma lähen trenni ja siis ma kavatsen veel vlogi töödelda, mis tõttu tegelikult mul väga palju filmidega sükest ei ole, see ongi rutiinne, aga mis ütlen teile ette ära, et siuke on, see on tavaline rutiinne päev ja ma lihtsalt tunnengi, et ma arvan, ma vist homme ei võtta selles mõttes kaamerat kätte kui niimoodi, mis ongi minu meelest ka väga okei asi, mida öelda ja teha. Aga teed. Ega ongi kaks lööki ilma pikk komba ka. Ma rääks paari ilusat. Arvad, siis tuleb või? Jah. Küll tuleb. Pam. Ja hästi. Šap, pam. Pam. Jah. Selle ära poom siis selle poolega, parema käega on parem. Ma panen näkkama just. Haaks ilmi haak. Also whiskey. Tere hommikust teile! Täna on laupäev. Ma ei ole nüüd viimased 2 päeva siis teiega rääkinud. Elu oli väga palju, ütleme nii, et tööd tegin väga palju. Mul oli natuke siuke läbipõlemise piir. Aastavahetus oli meil mõnusalt rahulik ja siis 1. jaanuar oli ka siuke mõnus rahulik. Ning samuti tegelikult see tee mul nüüd eile reede
oli täiesti sihuke tavaline rutiinne päev justkui, ma tegin tööd ja siis õhtul tegin oma esimese poksitrenni sellel aastal siis eratrenni Unoga. Laupäeva hommik ma lubasin endale, et ma magan kauem täna. Mul otseselt mingeid plaane täna ei ole. Tänane näeb siis tegelikult välja nii, et mul on väga palju vaja töödel. Siis on vaja koristada. Täna on viimast hommikut, kus ma panin kuuse põlema, panen kuuse karpi ära ja sõbrannaga ilmselt lähme mingi aeg jalutama. Tänases vlogis ma mõtlesin, ma natuke tutvustan iseennast. Ma avastasin, et ma tegelikult ei tutvustanud ennast peaaegu üldse, mistõttu selles vlogis ma üritan rääkida siis natuke, kes ma siuke olen, milline minu elu on. Ka praegu kõige tähtsam kohv, natuke siukest chill time'i ja siis mingi hetk ma nüüd siis teen ka hommikusöögi. Head isu. Mu see munavalge oli pahaks läinud, nii et ma tegin 3 munast siis, mis olid mu viimased munad praegu. Tegin siukse munapudru, kus siis on spinatit, tomatit, maitseainet, ehk siis chili flakes ja siis peale srirachat veel ka, pool avokaadot. Ta ei näe hea välja, aga ta maitseb hästi ja see, kellele meeldib vürts, siis see sriracha ja chili on see mõnusa vürtsi teile. Räägin siis nagu endast, et te saaksite aru, kes ma siuke olen. Mul on väga-väga palju elus juhtunud, väga palju infot minu kohta, mida ma ilmselgelt ühes siukses nii-öelda tutvustavas vlogis ei ütle, aga ma üritan üleüldiselt kuidagi panna sõnadesse. Ma ei tea, võib-olla olete aru saanud, ma olen väga jutukas, mul on väga palju mõtteid, väga kirju inimene. Minu taustast siis nii palju, ma olen 30-aastane, ma olen pärit Haapsalust, värske 30-ndate naine. Mul on vend ja ema, mu isa kahjuks lahkus siit ilmast, kui ma olin 6-aastane, mis siis näitab päris hästi ära ka seda, et olen kasvatatud üksik ema poolt, kes on väga-väga tore inimene, väga-väga lähedane mul ema ja mu sõbranna ausalt, mis on väga hea tunne. Oleme perega üleüldiselt väga-väga lähedased ja meil on siuke pisike mõnus ringike. Lapsepõlv kui siuke tegelikult oli mul väga imeline, et väga palju sai tehtud, nähtud, oldud, siirast naeru ja paraku siis ka väga palju nuttu. Ehk siis kui ikkagi väga varakult kaotad vanema, siis see jätab oma jälje. Olen kogu aeg väga aktiivse loomuga olnud, väga siuke kirju, kõik asju tahtnud proovida, alati naeratus näol, siuke positiivne ja nii edasi. Terve mu lapsepõlv siis kuni gümnaasiumi lõpuni oli mul Haapsalus. Mul oli väga-väga lahe lapsepõlv, igasuguseid huvitavaid asju ka juhtus minuga ikkagi. Et elu ei ole hellitanud kui niimoodi, aga nagu on öeldud ka, et elu annab kõige raskemad lahingud ikkagi oma tugevatele sõduritele. Kuigi ma ei pannud ennast sõtta kirja. Aga ütleme nii, et kõik asjad, mis elus on juhtunud, on ikkagi vorminud mind selleks inimeseks, kes ma praegu olen. Ma olen õppinud vigadest, eluasjadest, olen väga palju teraapias käinud. Mu ema siis kasvatas meid 2 üksinda, mu vend on minust natukene vanem, mis oli, ehk siis mu ema oli väga-väga tubli. Kui sa varakult kaotad vanema, siis ikkagi ta jätab siukse väga tugeva, et sa muutud väga kiiresti iseseisvaks, mis jättis mulle ka jälje. Ma ei leinanud korralikult, kui ma laps olin, mis tõttu mul tegelikult süvenes kogu aeg depressioon. Nüüd tagantjärgi siis oleme ka saanud diagnoosi, et tegelikult kerge ADHD ka tagatipuks. Ehk siis see seletab väga palju. Depressioonis ma olin väga pikalt ja väga-väga sügavalt. Ma tahaks öelda, et kui ma 15-16 midagi siukest olin, siis tahaks kõige hullemaks. Siis kui ma olin just sain 18, siis ma käisin korrigeerival lõualu operatsioonil, mis oli väga raske operatsioon. Peale mida tegelikult depressioon kui selline ikka süvenes nagu rängalt. Nagu te kujutate ette, kui sul tehakse ikkagi korrigeeriv lõualu operatsioon, su välimus ikkagi muutub. Mul juba eos oli depressioon ja ilmselgelt see võimendas seda. Ehk siis ma tegelikult olin väga ränkade depressantide ja rahustite all vanuses. Ma tahaks öelda, et äkki oligi siuke 17, kuni siis tegelikult nüüd kuni 27. eluaastani, ehk siis 10 aastat nagu räigeid tugevaid depressante. Põhimõtteliselt ma olin väga palju asju tegin. Küll ma käisin tantsimas erinevates kohtades, iluvõimlemine, rahvatants, hip-hop, tiimides igal pool. You name it, the thing, I did it. Nagu
see full on ATH teema, aga ma olen väga tänulik, et ma kõiki neid asju tegin. Ülikooli jätsin sellepärast pooleli, et ma sain aru, et see asi polnud minu jaoks tegelikult ja minu jaoks oli ka see, et ülikoolis lihtsalt olemine lihtsalt sellepärast, et mingit kõrgharidust saada, ei olnud minu jaoks. Et ma tahtsin leida elus siiralt sellise asja, mis mulle reaalselt meeldib, reaalselt sobib ja kui ma siis kunagi seda õppida tahan nagu nii-öelda süvitsi, siis ma õpin. Ülikooli ajal ja peale seda olin väga aktiivne hip-hopiga, aga see oli ka see aeg, kus mul nagu süvenes mu depressioon nagu väga rängalt, nii rängalt, et ma tegelikult ei soovinud siin enam elada, ütleme nii siin maailmas. No ikka, nagu täiesti eluisu oli läinud, aga kuna ma olen väga siiras, väga armastav inimene, nagu reaalselt, kui korraks keegi siia on läinud siia südamesse, siit on võimatu välja saada, kui ta just väga midagi hullu ei tee. Ja kuna mu süda on niivõrd suur, siis ma teadsin, et ma ei suuda endalt nagu elu võtta, mis oli väga hea. Sest et ma ei suudaks elu sees seda oma kõige lähedasematele inimestele teha. Oma perele, oma sõpradele, kes mind armastavad. Ja nüüd tagantjärgi ma tean ka öelda, et see depressioon süvenes puhtalt sellepärast, et jah, et mul võis olla siin elus väga palju inimesi, kes mind armastavad ja keda ma tegelikult ka armastan. Aga mul puudus armastus iseenda vastu. Põhimõtteliselt mul oli depressioon, mis ei allunud ravile ja teraapiatele. Nii et ma läksin oma psühhiaatri juurde ja ütlesin, et ma enam ei taha siin elada, palun aidake mind. Peale seda aega, ma tegelesin sellega väga süvitsi, sain õige ravi peale, mis natuke toimis ja teraapiat hakkasin hästi palju tegema. Seda ma sain oma endise elukaaslase kokku. Mul tegelikult see armastus iseenda vastu oli ikkagi suht nullilähedane. See kooselu kestis mul tegelikult 3-4 aastat nüüd. Ma olen tänulik selle suhte üle, aga ütleme nii, see on õige. Ja lõpetasin selle siis nüüd umbes 3 aastat tagasi ära. Iseenda otsimine, iseenda armastuse leidmine algas mul tegelikult viimasel kooselu aastal ja see on nüüd siis liikunud kuni praeguseni välja. Ehk siis umbes 3-4 aastat olen ma siis olnud siuksel enda teekonnal, mis on siis nüüd vorminud minust selle imelise inimene. Hakkasin sellel ajal ka tegelema siis oma reaalselt selle enda aktsepteerimise, enda armastamise naiselikkusega, mis tõttu mul kasvas see enesekindlus, mis tõttu ma julgesin oma suhte lõpetada ja mis tõttu minust on vorminud nüüd see imeline inimene, kes ma olen. Hakkasin leidma siis tegelikult neid viise, kuidas seda elu siiralt armastada ja nautida. Võttagi nendest päevadest, aastatest kõigest lihtsalt nagu maksimumi ja see protsess oli, eks ole, aeglane, vähehaaval. Ma lihtsalt otsustasin mingil hetkel lihtsalt, et life is worth living ja ma hakkasin seda, võtsin selle oma sihik. Infoks siis nii palju, olen olnud vallaline nüüd 3 aastat. Parim aeg mu elus olnud, sest et ma olengi siiralt tegelenud iseendaga, õppinud armastama iseennast, lubanud enda ellu ainult inimesi, kes tõstavad mind üles, kes on siiralt toredad, keda ma näen oma elus, et nad annavad mulle väärtust ja mina annan neile väärtust. Ma lasin lahti kõikidest vanadest sõprussuhetest, tutvussuhetest, mingitest eksidest ja asjadest, et minu elus ei ole kohta inimestele, kes siin tegelikult olla ei vääri. I love life. Trenn on number 1 mu elus, armastus on number 1 mu elus, eriti iseenda vastu ja elu on imeline. See ütleb minu kohta väga palju. Ja welcome to the journey. Ma olen väga kirju inimene, väga palju emotsioone ja lihtsalt säran ise ka iga päev lihtsalt. On ka halvemad päevi, sest et that's life. Võta kogu see shit ja tee sellest oma elu väärtist, sest elu on imeline, see on minu mantra. Väljapool mugavustsooni algab elu. I live by that ja see saab olema väga põnev aasta. Ma olen väga elevil. Siuke influenceri teema on olnud ka minu siiras tahtmine teismesest saati ja vaata, elu pakub. Ma olen tahtnud inimesi inspireerida, jätta mingi jalajälg, mis on suurem kui lihtsalt mingi väikeste asjade tegemine. Nii ma loodan, et minu journey, minu elu kui siuke, ma olen väga siiras ja väga aus, väga brutaalselt aus inimene. Mis tõttu ma loodan, et te saate siit mingisuguse sellise ma ei tea, süsti ellu või et asju mingisse teise perspektiivi saada, sest et life is worth living. Ja olles inimene, kes
päris mitmeid kordi oli otsustanud, et nüüd on aeg lahkuda. Uskuge mind, elu on lahe ja rasketest asjadest on võimalik läbi tulla. Lähen siis jalutan sõbrannale vastu. Lund saab päris palju. Kahvi. See oli ikkagi tunduvalt külmem, kui ma arvasin. Päris palju sai jalutada. Eesmärk tegelikult nüüd on, eks ole, ma tahaks natuke koristada. Ja siis ülejäänud aja ma ilmselt sukeldun arvutisse, et töödelda siis eelmise nädala vlogi. See vlog meeldis, jälgige mind @piiadammanit Instagramis, seda YouTube'i kanalit ja @Aspire Wellness Club Instagramis. Aitäh, et te mind jälgite ja näeme juba järgmises vlogis. Bye!